10. klassiga tegelesime kõrvallausete teemaga, et kõigepealt ma tegin õpilastele siis Canvas esitluse, et rääkisin kõik reeglid ära, tõin neile näiteid ja kõik vajalikku ühesõnaga oli siin slaididel olemas, et see läheb natukene veel edasi. Ja seejärel andsime õpilastele ühe A4 paberi ja nad voltisid või pidid vähemalt voltima selle nii, et tekiks 6 kastikest. Et enamikel õpilastel küll tekkis 8, sest et nii oli lihtsam voltida, aga ühesõnaga, et on 6 erinevat kastikest. Ja siis ma palusin neil kirjutada iga kasti sisse midagi, mida nad tänasest tunnist või mida nad selle teema kohta selgeks said või mis neil meelde jäi. Ütleme, et mõned kirjutasid reeglid siia, mõned kirjutasid näiteid, võib-olla näidislaused, mingid sõnad, märksõnad, ükskõik ise võisid valida, mis neil meelde jäi, et seda annaks tegelikult väga hästi kasutada näiteks, ma ei tea, ajalootunnis, füüsikatunnis, keemiatunnis, et kui selgitatakse uut teemat, et siis pärast õpetaja saab siis vaadata, mis neil meelde jäi või mida nad selgeks siis said, näiteks nii-öelda väljapääsupiletina siis või exit ticketina. Et see idee tuli eelmisel nädalavahetusel, kui ma käisin Viljandis, seal oli Urmo Reitavi töötuba, kus tema palus meil siis koolitus, tema küll andis selle lehe meile kohe töötöö alguses kätte ja palus voldida nii, et tekkis 12 ruudukest siia ja samal ajal, kui kuulasime, siis saime juba märkmeid teha, justkui nagu konspekteerimise võimalus on ta ka tegelikult. Et selline mõte siis.